Ühesõnaga kiluvette ja viin sind sadamasse, aga see oli see Anne, mis ta on, see bioloogiaõpetaja seal Tiirimetsas oli siis. On see Anne, jah? Jah, Anne oli seal niimoodi ukseväel olnud ja siuksed mehed tahavad ise siis kaptenid olla. Selle ühe mehe vend oli käinud seal lõunamaal seal Kuubas ja nad naised turul keervad sul kohe. Higise reie peal lükkavad kokku, kurat. Higis reie peal pidid sülgama, tead. Ja siis tead, üks mees poiss oli küsinud, et kui tatt otsa lõpeb, et mis siis saab tead kurt. Siis võetakse tead. See oli ütlenud, et siis tõmmetakse siit kahe vahel. Siin on oma viga. Nii, need poisid, kellel paberid. Seht juba õhtul ära. Rõõm tervitada meie seminaril, mis on pühendatud, ütleme niimoodi, meie seadusandlusele. Ja kuna meil on täna siin ka ohtralt riigikogulasi, kes seadusega tegelevad ohtralt, et me räägime täna kahest seadusest. Üks on siis püsiasustusega väikesaarte seadus, mis rakendub ja rakendada on pidevas muutumise protsessis, võib-olla see näitab selle seaduse headust. Ja teine seadus, millest me räägime, on siis kalanduse seadus, ma ei tea tema täpselt nime, see, mille lugemine praegu vist on hetkel katkestatud ja mis läheb edasi tegemisele sügisel ja seoses sellega me arutame ka meie põlise rannakalanduse probleeme ja hetkeseisu ja seda, mismoodi me saame anda oma panuse selle seaduse valmimisele, et me kõik oleksime rahul sellega. Ja tehniliselt näeb see välja niimoodi, et kui me nüüd seminariga alustame, siis kõigepealt räägiks veidikene sissejuhatavalt püsiasustusega väikesaarte seadusest, sest et riigikogulased peavad ära minema. Neil on kiire teatavasti, nad ei hooli ei pühapäevast ega laupäevast ega midagi. Nii et me näeme neid viivukese ja siis nad lahkuvad ja me saame oma seadusaruteluga edasi minna pärast lõunat. Kell orienteeruvalt kuskil 1:30 ja 3:12 vahel tuleb meile siia mingi transport järgi ja me lähme teatraliseeritud lõunasöögile, mis kestab kuni kella, ma saan aru, umbes 3-ni. No 3:30. No ühega me ei tea, kui pikalt see käib, aga umbes ta nii, suurusjärk on niisugune. Siis pärast seda me tuleme siia tagasi ja arutame, teeme oma üldkogu ja arutame väikesaarte seadust ja teeme ettepanekud siseministri, regionaalministrile. Siis selle käigus pakutakse meile veel kohvi siin ja siis me lähme Vahasele. Ja Vahasel toimub meil kõigepealt maršpahot, kes viiakse üle paadiga, kes läheb jalgsi. Seal on meil siis tutvumine Vahase saare eluoluga ja õhtusöök. Ja siis, kes tahab jääda, see jääb. See mõtleb selle peale juba varakult. Võtab oma magamisasjad kaasa ja kes ei taha, see tuleb tagasi läbi vahetava hommikul. Nii et niisugune on meie tänane plaan. Nii et kus nüüd rahvast on veel tulnud siia, siis ma arvan, et me võiksime ametliku osaga alata, aga enne seda ma palun tõuseme korraks püsti ja mälestame Ain Karve. Ma tänan. Daamid ja härrad, tervitame siis Riigikogu poolt, mina kultuurikomisjoni poolt ja sina siis Riigikogu saarte ühenduse poolt. Mille esimesse oled ühtlasi ka maaelukomisjoni. Ja ka maaelukomisjoni loomulikult. Mulle tuleb meelde see mälestusväärne päev, mil me Saare maavalitsuses Leo Filippoviga olime koos 15 aastat tagasi, kui Leo oli väga õnnetu, ütles, et väikesaarte komisjon Saare maavalitsuse juures kaotatakse ära. Ja siis selles samas ruumis tekkis idee, et kui midagi tahetakse ära kaotada, siis tuleb selle asemel midagi suuremat ja olulisemalt luua. Ja seal saigi mõeldud selle peale, et miks mitte teha üks organisatsioon, mis ühendaks kõik Eesti saari. Saartekogu päris alguses algotsas oli nagu 2 teemat. Esimene teema oli see, kuidas taastada saartel kunagi
enne teist maailmasõda toiminud üldkogud erinevatel saartel, nimetati neid eri moodi, et ikkagi osalusdemokraatia rakenduks, et vähemalt kord aastas oleks saare elanikud kokku kutsutud ja nad saaksid oma arvamust elutähtsates küsimustes avaldada. Ja teine küsimus seal päris alguses oli maa küsimus, et saartel asuv maa ei muutuks hangeldamise objektiks, et maa, mis on hoidnud saare kogukondasid koos, jääks edasi saare kogukonna ja saare rahva kontrolli alla. Tere ka minu poolt siis. Mina olen siis Eesti Mereinstituudis, mis on Tartu Ülikooli osa. Ja siis oli palve Reeda poolt, et ma räägiks veidi kalauuringutest väikesaarte kontekstis. Ja võib-olla siis kalateadusest ja sellist asjast, mida me Eestis teeme. No, eks ma tunnengi ennast veidi selles mõttes ebakindlalt, et eks igal auditooriumil tuleb nagu erinevalt rääkida ja need mured on erinevad ja eks me oleme harjunud rohkem nagu rääkima sellist nagu väga teaduslikku juttu, kitsast teaduslikust probleemist. Ja kindlasti see ei ole nüüd see koht, kus ma peaks sellest rääkima. Ja mõtlesin, kogusin oma mõtteid ja mõtlesingi, et mis siis kõige olulisem oleks selle lühikese aja jooksul rääkida ja mõtlesin, et eks ma siis räägin võib-olla tõesti sellest, et kui palju ja mida me siis nagu väikesaartel just teeme. Minu nimi on Merje Freim, ma töötan Põllumajandusministeeriumis kalamajandusosaakonnas ja koos oma kolleegidega siis korraldame kalamajandust. Eelmisel aastal toimus üks suurem struktuuri muutus kalanduses ja sellega seoses ma hästi lühidalt räägiksin, kuidas toimub kalanduse administreerimine, et te teaksite, kelle peale kaevata, kellelt raha küsida või mis iganes. Öelda, et kui Eesti liitus Euroopa Liiduga läbirääkimiste taotleti 4 väikesaartele. Selle tagajärg on see, et kui praegu me hakkame välja töötama meetmeid, siis ütleme nagu sellest fondist sealt ei laiene väikesaartele mitte mingeid erisusi, mida meil on võimalik saada. See 4. prioriteet, millest, kus me räägime kalanduspiirkondade arengust, siis seal tulevikus hakkavad toetused tulema tegevusgruppidele. Et läbi tegevusgruppide, ehk siis nagu praegu on maaelu arengus, on liidermõte, mis on pilootprojekt siin nii-öelda Eestimaal, et analoogne asi saab olema kalanduses, et saab olema 4. prioriteet nii-öelda tegevusgruppide näol. Et see tähendab ühistegevus, see tähendab tegevusgruppide võib-olla lisamoodustamist või olemasolevatesse tegevusgruppidesse kalanduse inimeste sissepanemist, et oleks võimalik läbi selle tegevusgrupi toetada kohalikku arengut just täie silmade läbi tegevusgrupis, kes näevad, kuhu konkreetselt vajama, sest meie kaugel Tallinnas ei pruugi aru saada, mida oleks vaja näiteks Kihnus, eks ole, või mida oleks vaja teisel väikesaarel, et selleks ongi tegevusgrupid, läbi mille saaks just kõige vajalikumad asjad tehtud. Oli koos olla ja ma olen siin väga, ütleme isiklikult väga sellist mõistlikku juttude ja suust kuulda. Me liigume, ma arvan, õiges suunas. Meil oli probleeme praegust palju üleval ja me tõesti, ma mõtlen ise, et kui me jõuaks või kui oleks see saarelaniku staatus, siis seadus sees juba, meil on palju lihtsam teisi seadusi sellega koos läbi. Võib-olla, kui te lubate, siis ma kõigepealt puudutakski neid probleeme, mis on siin minu arvates üpriski kergesti lahendatud. Me alustasime need lahendamist juba praami pealt, me tulime koos Kihnumeestega. Ja ma pean ütlema, et nendel on õigus ja õigus on ka minul. Sellepärast, et küsimus on niimoodi, et meie selle piirangu asja arutasime vaikuselt. Olime koos ja nagu Arusan oli ka tema seal. Ja meil on väga raske, me saame teadlaste käest hinnangu varudele ja hinnangu, kas on vaja piirangut teha või ei ole. Ja me siis püüame seda ellu viia ja katsume seda koos kaluritega. Ja siin on tõesti Kihnu kalurid jäänud natuke halba olukorda ja tänu sellele, et me oleme uskunud, et see Pärnu kalur, kes mõrraga püüab ja kust on tõesti elukord kala välja lasta võimalik, on aus inimene. Aga tuleb välja, et see kala, mis selle mõrda satub, võetakse nii ehk nii välja ja see on ka täiesti tõsi, et Pärnu kaluril on palju lihtsam tööd ja leiba leida,
selleks puhuks ajaks, kui on seda Saarel. Nii, praegu, nii palju kui ma mäletan, me peame minema vist kus kohta, ööbimiskohta või? Issand, kes on kohalik, kes ütleb? Ööbimiskohta ja sealt viiakse meid juba riburada pidi edasi ja lõpuks kuskil on mingisugune lõunasöök ka. Aga meie saame siis pärast etendust uuesti üldkoguga siin kokku. Nii et täname ettekandjaid. Nüüd on seda model, ma panen tetelega, vaata need on nüüd põhipillimehed, nad mängavad kogu aeg. Aga nüüd, kui ma pillirühmale suunan tähelepanu, siis te hirmsasti mängite. Teie olete nüüd üks pillirühm, mis ole. Sa oled solist ja sa oled solist ja te võite muidugi kogutööd harjutada. Te olete ka jälle nüüd paaris, jah? Ja sa oled ka solist. Varem, kui ma häält ei tee. Ei, sa oled solist. Lenna, ja teeme nüüd üks, ütleme, et ma vaata paadist kiikriga näitaseks, eks ole? Ja ma näitan siis pillirühmalt sisse. Alustame kõik. Ja laulab ise. Ei, ma laulab edati ise. Ma vaata paadist kiikriga. Ja kõik koos alustame ja... Ma vaata paadist kiikriga.